Järgmisena kutsun siis siia ette Eesti Maaülikooli säästva taimekasvatuse tenuuri professori ja ka õppetooli juhi Evelin Loit-Harro. Nii, tervist ja suur tänu selle vahva kutse eest ja vahva võimaluse eest siis arendada enda teadmisi ka siis õlikanepi valdkonnas. Ehk siis eelmisel aastal rääkisin natukene laiemalt sellest, mis kanepi kohta siis Eestis tehtud on, aga sellel aastal me oleme jõudnud siis natukese edasi, et siis räägin teile ka. Ja et ega ma siis seda üksi ei tee, et siis oleme me siis selle ettekande kokku pannud koos heade kolleegidega, et Mailis Korge on seal samuti teises reas ja Ivo Voor, kes on aidanud kaasa siis sellele tööle samuti ja tegelikult ka Maarika, kes siis täna, kes ei ole siis kaasas. Lihtsalt soojenduseks siis paar slaidi selle kanepi kohta üldse natuke Hardi jutule siis juurde, et kanepid siis erinevates riikides üle maailma kasvatatakse, et kaardi peal siis selle tumeda alaga on nagu näidatud, kus ta kasvab. Ja siis see saak võib ulatuda, see on siis nüüd kirjanduse andmetel kuni 2,5 tonnini hektari kohta, aga siis, et kohe sellised raamid nagu paika panna, et tegelikult see keskmine on siis, ütleme, natuke alla tonni kuni siis 1,3 tonni hektarit, et aga selleni me jõuame tagasi. Miks kanep väga hea on just taimekasvatussüsteemides ja sealhulgas ka Eestis, et miks talle kindlasti palju rohkem rõhku tuleb panna ja mida me oleme alustanud ka, või millega me alustanud oleme. Et üks on siis see, et ta vajab oluliselt vähem siis sisendeid, võrreldes siis enamuste teiste põllukultuuridega, mis meil täna külvikordades on. Ja kui me vaatame, mis täna maailmas toimub ja seesama hormuusiväin, mis hoiab kinni lämmestikväetisi ja siis teised teemad sinna juurde, et siin kanepil on see ütleme, konkurentsieelis. Siis tema see resistentsus haigustele ja patogeenidele hetkel on veel, siis ütleme, neid ei ole väga palju, kes teda siis kahjustada tahavad. See muidugi haiguste ja resistentsuse teema ei ole siis selline status quo, et see muidugi on dünaamiline, et aga üldiselt on ta siis parem kui ütleme nisu ja siis sellised teised kultuurid. Siis ta sobib külvikorda väga hästi, sest ta siis seda mullastruktuuri soodustab ja siis ka toitainete mõttes on ta hea ja siis see nüüd on, mis eelmisest aastast tuli välja, et vaatasin, et külvikorra katsed, mida on tehtud, Eestis me seda ei ole teinud, aga siis olid Hispaania katsed, et tegelikult, et nisu ette ta sobib väga hästi ja ta tõstab siis nisu saagikust juba see, et ta on lihtsalt kanep külvikorras, siis nisu saagile kaasa aitab. Sobib ka vaheviljelusse, et siin küll muidugi on neid nüansse ja agrotehnoloogiad, mis vajavad täpsustamist, aga iseenesest on ta ka sinna sobiv. Mis võib-olla isegi võiks olla kõige tähtsam on see, et ta talub põuda, et kui me nüüd, eelmine aasta oli küll erand, eks ole, aga kui me vaatame üleüldiselt Eesti siis kevadeid ja suvesid, et seda vett kipub olema meil vähe, et siis kanep sellest ennast nagu hoolida ei lase, nii palju kui jällegi teised kultuurid ja seetõttu saab paremini hakkama. Mulla erosiooni takistab ja siis toetab ka mitmekesisust ja mis on veel oluline on siis see, et süsinik, mis on ka kuum märksõna meil, et ta süsiniku kirjandusallikatel siis võiks siduda ka olulisel määral. Ja siis tegelikult seesama, panin siia selle pildina ka see Farm to Fork strategy, et Euroopa tasemel ka on need enamus asju, mis ma mainisin, mida kanep suudab teha, on need asjad, mida siis tegelikult Euroopa Liit on kokku leppinud, et me tahame üleüldiselt põllumajandussektoris siis teha. Ühe slaidiga panin infoga kokku, et missuguseid teaduskatseid Eestis on tehtud. Neid tõesti on isegi võib öelda siis ühe käe sõrmedel, et on Maaülikooli juures Peeter Lääniste ja Everuna Paurson on siis mõned aastad katsetanud. Ja siis panin siia siis need lingid siis agronoomia kogumikele ka, et need tulemused on siis eesti keeles sedasi kokku võetud, et kes tahab detailsemalt lugeda. Aga siis 2019 aastal oli siis, mõlemad katsed on tehtud Finolaga, ja 2019 siis saagiks mõõdeti 1,1 kuni 1,8 tonni hektarilt, et mis tegelikult on väga hea tulemus, aga tulete meelde, et tegemist on teaduskatsega, mis on väikesel lapikesel, et ta praegu küll mälu järgi ütlen, aga ta on selline, ütleme, 20 ruutmeetrit kõige rohkem, et siis see on nagu see koht,
ja me tuleme selle teema juurde ka tagasi, aga põhimõtteliselt jah. Ja siis siin oli siis niimoodi, et proteiini sisaldus oli 26% ja see on seesama, et miks Hardi ütles, et see on väga hea proteiini kultuur ja miks seda proteiini kontsentraati sellest teha saab. Ja lämmestikväetise kogus siin nagu seda ei mõjutanud, et lisad lämmestikväetist, ei lisa, protein on ikka 26. Ja kui te mõtlete selle peale, see on väga hea tulemus, ehk siis, et ühesõnaga ta sellest sisendist ei sõltu. Ja siis antud juhul siis lämmestikväetist oli lisatud siis 0,50 ja 100 kilogrammi hektarile ja siis loomulikult see 1,8 tonni, see tuli küll siis selle 100 kilo lämmastik sisendiga. Ja 2017 oli siis seemnesaak natuke nagu väiksem, aga suurusjärk sama, 1,2 kuni 1,7 tonni hektarilt. See oli siis selline hästi kompleksne katse, kus ühelt poolt vaadati külviaegasid, et külviaeg oli 9. mai, 16. mai, 23. mai, siis vaadati erinevaid külvinorme, ehk siis 20, 30 ja 40 kilo hektarile ja põhimõtteliselt sealt tulem oli, et ei olnud vahet. Ei külvi ajal ega külvis on normil, et see nagu selles mõttes selles katses konkreetsel aastal, 1 aasta katse on ka oluline tähele panna, ei mõjutanud. Aga siis kasvuaegne pealtväätamine, seal siis jällegi kõrgem saak saadi siis N150 juures ja siis kõige hilisema külviga. Aga jah. Tolle aasta katses, 2017 selle sordiga selles kohas ja väikese lapi peal, mis on nagu oluline meeles pidada. Ja siis võib-olla mingid katsed veel, aga siis need ei ole ühesõnaga need ei ole siis kuskile kirja pandud, et selline seis. Aga siit jõuamegi selleni, et esimesel slaidil, või jah, küsigi. 2017 proteiini märgitud, palju proteiini? Seda ei olnud seal mõõdetud minu mälu järgi. Et see ongi niimoodi, et kuidas see katse nagu tehakse ja mida mõõdetakse. Võin eksida või vaadata pärast järele sealt sellest artiklist, aga nüüd nii peast ma seda ei mäleta. Või ei olnud nagu minu katse ka. Et aga huvitav oleks ta igal juhul. Aga kui nüüd selle esimesel slaidil või teisel siis märkis, et see saagi potentsiaal tal võiks olla 2,5 tonni hektarilt, et siis päris nii palju põllult kätte ei saa. Ja siis miks see niimoodi on siis, et ühelt poolt need seemned ei valmida kõik ühel ajal, et see on siis üks selline kitsas koht, ütleme nii. See koristusaeg on tal pigem lühike. Ja siis ka kombain ja kombaini siis need tehnilised võimalused siis mängivad ka sellega, et kui palju sa siis päriselt saad kätte, kui palju jääb maha. Ja seal on siis nii see, mis on tehniliselt võimalik, kui ka see, ühesõnaga see mees või naine, kes seal siis õigeid asju, eks ole, reguleerib. Ja siit siis selle meie käesoleva aasta siis see mõte nagu hakkas ka siis, alguse sai tegelikult juba sellest eelmise aasta üritusest, kus me siin kokku saime. Aga kui me võtame kirjanduse järgi, jällegi teaduskirjanduse järgi, et millised see saagikaod siis üldse on või mida on nagu näidatud. Et siis Kanada ja Ameerika, nagu siis Hardi ka ütles, et suurimad tootjad või Kanada, on siis niimoodi, et see 20-50% kadu kombaini koristamisel ongi see, mida siis, või mis siis juhtub ja tuleb siis sellest samast ebaühtlasest valmimisest ja seemnete varisemisest ja kombaini ebaefektiivsusest. Euroopas uuringuid on vähe, jällegi neid siis, mis on avaldatud. Et võimalik, et võib-olla keegi ise oma põllul on katsetanud, aga see ongi seal tema peas, eks ole. Aga siis laias taastus ikkagi 30% väiksem saak, siis kombaini saak paistab olevat võrreldes siis sellise käsitsi koristusega, mis oleks see maksimaalne bioloogiline saak, me nimetame. Ja Eestis meie teada ei ole katseid, nüüd jällegi, et kui keegi teist on võib-olla ikkagi oma põllu peal katsetanud, et siis me vähemasti paneks hea meelega kirja, et siis tekiks selline ajalooline mälu ka. Aga siis, sest neid mõjutajaid erinevaid on siis nii ilmastiksordid kui ka agrotehnika. Aga nüüd, kui selle aasta katseni jõuda, et siis meie eesmärk 2025 aastal oligi siis eesmärk minna põllule ja mõõta siis ära, et kui palju siis on. Et Joonasega pidasime plaani, et kus me siis lähme ja mõte oligi siis määrata see bioloogiline saak ja siis võrrelda seda sellega, mis siis kombain näitab, et mis on siis kombaini saak ja siis arvutada välja, palju siis tegelikult kaduma läheb. Nii, mõeldud, tehtud. Et sai meil siis 3 põllul käisime
et sorte siis 2, et Estika ja CFX2 mõlemad siis tavaviljeluse tehnoloogiaga tehtud ja kõrvale tahtsime võtta ka maheviljeluse lihtsalt sellepärast, et meie see teaduslik lähenemine ikkagi tahaks erinevaid variante. Või ütleme, mõtlesime, et mis meil õnnestub siis kokku saada. Humoorikas lugu siia kõrval on see, et istud, eks ole, oma laua taga ja mõtled, et nii, meie läheme. Nii teaduslik metodoloogia ütleb, et tuleb teha kordusi ja tuleb võtta juhuslikult ja see kõik on ju väga hästi ja kõik, kes on bakatööd siin teinud varem või siis natuke kauem aega tagasi, mäletab, et tuleb võtta juhuslikult ja kõik. Ja see kõik kõlab väga lihtsalt, aga siis, kui me jõudsime oma imeilusa roosa ruuduga siis põllule, ja siis kõik, kes on kanepipõllul käinud, siis teavad, et see tegelikult ei ole nii lihtne, et sa võtad, lähed natuke otsa ja siis sa lähed natuke viltu ja siis sa lähed jälle otsa. Et siis ühesõnaga see füüsiline töö, mis sellesse katsesse läks, oli ikkagi paras selline, kuidas siis öelda, ühelt poolt väljakutse, teiselt poolt võimalus. Aga igal juhul meil õnnestus ikkagi põldudelt siis võtta selle sama 50x50 centimeetrit ruuduga, võtsime siis juhuslikult, mitte see, et vaatasime kõige rasvasemad taimed välja või siis kõige kõhnemad taimed välja, et saigi siis juhuslikult sedasi mitu sammu ühes suunas või mitu meetrit ühes suunas, mitu meetrit teises ja võtsime siis 5 kordust sellel aastal pilootuuringu kontekstis, et mis me suudame teha ja niimoodi see katse siis sai 2. oktoobril me siis seal põllu peal käisime. Igaks juks panin kollase mantli, et siis vähemasti ei lähe kaduma sinna suure metsa sisse. Edasi, mis sai, ega see ei olnud kah kõige lihtsamate tööde killast, et siis tuligi siis aru saada, et see saagikadu, et kus ta siis tekib, selleks on vaja siis need pikad taimed, need kotti ajada, see oli veel lihtne töö, aga see, et need seemned siis sealt kätte saada, et siis ühelt poolt, meil küll on laboris ka hõõrel, aga siis selle võimsus võib-olla nii piisavalt tugev ei olnud, et tegelikult siis läks siia siis ka päris mitu ühikut naistööjõudu. Aga saime hakkama. Ja nüüd võib-olla siis kõige olulisem slaid on siis tulemus. Aga ma tegelikult küsiks, mis te arvate? Mitu protsenti see vahe võis tulla? Ma olen teile rääkinud, et maksimaalne saagipotentsiaal, mis ma ütlesin, on mis? 50%. Läks kaduma. Kõigis ühtlaselt või sordil või millelgi oli vahe? Keskmiselt. Mis te arvate? 40. 40 läks kaotsi? Kui kergesti see seeme sealt välja üldse tuleb, variseb? Oleneb, kui valmis ta on. Ja. Nii, aga siis vastus on, et ühesõnaga, slaid selline rohelisega on siis see saak, mis on laborist, ehk siis see bioloogiline saak ja siis Estika tava, siis tegelikult ütleme, saak ise oli 2,700 võib isegi öelda, et kui ma ütlesin saagipotentsiaal, kirjandus ütleb 2,5, isegi 2,7 põllul, bioloogiline saak oli olemas. Ja oranžid tulbad on siis need, mis on siis see kombainitud saak, mis see kombainiga saadi, mis siis on 1000 kilo siis. Ehk siis 62% jäi siis põldu, võib siis öelda. Ja siis, mis oli see teise sordiga, oli siis, ütleme, natukene üle 2 tonni oli siis see bioloogiline saak ja siis kombainitult oli ta siis natuke üle 5, 600 kilo hektarilt ja see saagikadu oli siis veel suurem, 72 ja siis teisel Estikal siis sinna samma kanti, et ligi 80. Et siis tegelikult on see päris suur hulk, mis läheb kaduma. Aga jällegi, tuletan meelde, 1 aasta, kuigi me tegime kordused ja kõik eelmine aasta ei olnud üldse soodus aasta, et oli väga viletsate ilmastikutingimustega, et siis kindlasti me seda tahame siis korrata ja siis, et meil oleks järgmine aasta ja siis rohkem sellist, ühesõnaga, et oleks tõsisemalt või tugevam see järeldus. Mis oli see kõige suurem mõjutaja sellele kaole? Kas küpsus, koristus või mis kõige rohkem seda tegi? Teie hinnangul lihtsalt, mitte Ma arvan ikkagi see ebaühtlane valmimine, et siis need, mis osad on veel kinni või mingi hetk sa pead otsustama, et millal sa põllule lähed ja siis et ühed jäävad sinna kinni ja osad on juba kukuvad maha ja siis ega me ei saa ka kindlad olla, et meil kõik terad õnnestus kaasa tuua. Aga me ikkagi pigem püüdsime varem minna, aga see ebaühtlane valmimine ja teine ikkagi see kombainimine, aga selle juurde ma kohe jõuan. Kas katse ja kombainimise vahe oli pikem ajaperiood? Sama nädal jah, et selles mõttes, et see oli selline, päris nii ei olnud, et meie läksime ees ja kombain kupatas meile järele,
aga see oleks liiga palju stressi tekitanud, aga põhimõtteliselt ülejärgmine päev äkki või? Ja kombainiti kõiki sorte ühele jah, vot ma selle mahedosas jään vastuse võlgu sellepärast, et seda ma ei tea. Me selgitame selle vahepeal välja, kui õnnestub. Aga mis? Kohvipausi ajal võib olla. Jah, just, et seda mul ei ole jah, seda infot. Küsin korra ilmastiku kohta, vahepeal oli äkki mingi suurem ilmasadu ka, me lõpuks mõni päev edasi. Ei, seal oli stabiilne, et oligi vist siis peast ei mäleta, aga selline 10 kraadi kanti võis temperatuur olla, aga sademeid küll seal oktoobris, mis iganes esimene nädal oli, et ei olnud. Et oligi selline tavaline sügis, no nagu meil oli, sügis oli võrdlemisi pikk ja pehme või soe, et sa... Kuupäeva koristasite? Pean tunnistama, et nii, teisel me käisime, aga koristamise kuupäeva seda me peame täpsustama. Midagi sinna kanti, jah. Et selline paar päeva. Nii, see on siis see eelmise aasta tulemustest ja siis mis nüüd edasi, et seesama, et see protsent võiks olla väiksem ja siis mida me, kirjanduse põhjal ka saab nagu välja lugeda, et tegelikult neid saagikadusid on võimalik vähendada vähemasti pool sellest, mis läheb kaduma. Ja siis, kui meie võtame sihiks, et olla ikkagi pigem siis, kuidas öelda, realist on vist õige sõna, et siis, kui me võtame konservatiivse hinnangu ja võiksime vähendada siis veerand sellest, mis kaduma läheb. Et siis, kui võtame, et seesama, mis ma näitasin, et 60 see istika tava, et 2700 asemel saame, ütleme, 1000, et kui seda 60 vähendada 45-le, et siis põhimõtteliselt pilootuuringu põhjal, see, mis meil hetkel on, et see oleks siis 420 kilo ja siis tegelikult üritasime arvutada seda ka siis nagu rahasse, mis võiks siis olla 840 eurot hektarilt siis lisa. Ja mida me tahaksime sellel aastal teha, on siis konkreetselt mõõta seda kadude põhjuseid, et siis, siis järgmine aasta oleks siis juba lihtsam nendele vastustele see, mis sa küsisid, et mis see kõige tõenäosem oleks, et siis me saame seda teaduslikumalt kaalutletud vastuse anda, et mõõta neid kadusid siis erinevatel koristusaegadel ja määrata ka põllu peal täpsemalt, et see siis võttes just selle masina, ehk siis, et mis selle kombaini juures annab teha või siis kus see kadu siis nagu tekib. Et põhimõtteliselt saab panna kombainidel alla sellised kogurkausid ja sellega siis me saame mõõta ära, et täpselt, et mitu kilo siis läheb ühiku kohta, nagu mis ta siis alla variseb. See on siis kombainimise protsessi jooksul. See bioloogiline saak, see tuleb sinna nagu kõrvale. Ja samuti siis mõõta neid kadusid siis pärast seda heedrit ja purustit siis selle meetodiga. See on siis see kadude koha pealt ja siis see teine või mida sinna juurde me tahame vaadata, on siis tegelikult süsiniku ja lämmastiku bilanssi ja siis seda mõju mullale, et see, et ühelt poolt, et kui palju ta siis kanep ikkagi suudab siduda süsiniku ja kuidas on siis nende teiste toitainete bilanss, ehk siis, et teinekord arvatakse või selline rahvas arvab, et et kui ta on niimoodi hästi kasvab, biomass on suur, et siis äkki võtab liiga palju toitaineid. Aga et kui me arvutame selle bilansina täiesti välja, siis see oleks meile kasulik informatsioon. Ja süsinik siis nagu omaette, et kui palju süsinikku ta seob ja sealt järgmine küsimus on siis see, et kui palju süsinikku suudab ta siis hoida pikemat aega maa sees. Ja sisenditena siis vaatakski nagu ühelt poolt, et väetistega tulev sisend, siis ka siis ütleme õhu kaudu tulev lämmastik ja siis eelkultuuri siis põhk ja juured on ka need, mida sisendina arvutada või kasutada annab bilansi jaoks. Ja väljundina siis palju me saagiga eemaldame, et kui palju me eemaldame saagi selle sama teraga, mis tuleb siis meile söögilauale ja tegelikult on siis ka saagiga või tähendab põhu ja juurte sees olev toitainete kogus ja see süsinik seal samas ka. Ja tegelikult tahame juurde vaadata ka siis need gaasilised kaod, ehk siis, et metaani ja siis N2O, ehk siis tegelikult tahaks vaadata ka seda, et kui palju siis neid kasvuhoonegaase võiks siis tulla sellest erinevast ühesõnaga sellelt põllukonditsioonist. Ja leostumine siis ka on siis see, mis sinna väljunditesse läheb.
mida me jõuame kõike 1 aastaga ära mõõta, et igaks juhuks ütlen, et see ei ole see, mis me kõik 1 aastaga teeme, jah. Aga me teeme seda siis, või tähendab, see on meie selline, kuidas öelda, pikem plaan, aga me alustame esimeste sammudega sellel aastal, fookus on selle kadude koha peal. Nii, ma mõtlen, meil rohkem ettevalmistatud slaide ei ole, ehk siis ma väga tänan ja siis panin selle enda kontaktinfo ka ja siis pildid, osad on meil siis Joonase tehtud, et siis on meil selline kanepipõllu pilt siin ka. Aga suur tänu ja siis ma loodan, et küsimustele aitavad Ivo ja Mailis ka vastata, sest ega mina ka kõiki asju ei tea. Nii, aga suur tänu!